Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, head rallisõbrad! Monza MM-ralli eelviimane võistluspäev on WRC autode jaoks läbi, mis tähendab, et ühtlasi hakkab kogu tänavune hooaeg vaikselt läbi saama. Mis tähendab, et aeg on võtta kokku Monza MM-ralli eelviimane võistluspäev ja kehtris on saade 6. käik. Täna olen eetris taas mina, Kaspar Ruus, ja minu kaassaatejuht on hea kolleeg Jan Martinson. Tere! Alustuseks küsin ära, et miks sind koha peal ei ole? No otsustasime mitte minna, kuna Ott Tänak loobus Monza rallist ja nüüd ma tegelikult neid ralli 2 esimest päeva vaadates saangi aru, et miks ta loobus ja ma arvan, et see oli õige otsus, olgu see perekondlik või mitte perekondlik, et ralli tõesti midagi endast ei paku ja ega Ott Tänakul ei oleks ka seal mitte midagi, põhimõtteliselt koha mõttes ei ole tal ka mitte midagi püüda ja tal ei ole ka tulevikuks ju midagi vaadata, et see järgmisest aastast on uued ralliautod ja see oleks lihtsalt nii-öelda aja tühja loopimine ja see oli ka üks põhjus, miks ma sinna ei läinud. Teine põhjus oli ka see, et praegu on koroonapiirangud ja enam ei saa vabalt liikuda mööda hooldusala, mööda tiime, teha intervjuusid, küsida ja uurida, et kes, mis, kuhu ja kuidas. Ja üldiselt ega tegelikult sa võid uurida, aga ega sul mitte midagi tarka ei öelda ka sealt. Sellepärast otsustasime, et seekord Ott Tänakut vaatama ei lähe. Ja tegelikult on nädalavahetus ääretult tihe ja tänagi ma olen poole silmaga rallit jälginud, kuna ma olen vaadanud vehklemist Tallinna Mõõka, kus meie olümpiavõitjad esinevad. Et tegelikult ma olen rohkem arvaja ja sina oled rohkem teadja selles saates. Aga teadmistest alustades, siis ma loen alustuseks ette tänase päeva siis lõppkokkuvõtte. Viimase katsega tõusis jälle liitriks Sébastien Ogier ja juhib 0,5 sekundiga tiimikast Elfyn Evansit. Ja nüüd tulevad juba pikemad vahed, kui Hyundai sõitjad Dani Sordo, Thierry Neuville ja Oliver Solberg on vastavalt 3., 4., 5. Siis tuleb edasi 6. kohal Takamoto Katsuta, 7. tõusis päeva jooksul Teemu Suninen, 8. on Gus Greensmith ja 9. on vaeses kruiisitempos sõudev Kalle Roompere. Ja sa mainisid ka, et ralli nädalavahetus on olnud jube sündmuste vaene, et minu arust on olnud ka, et ei ole olnud väga suuri avariisid, pauke ega katkestaid väga, et nüüd oli Adrien Fourmont on ka superrallisüsteemis tagasi sõitnud. Ütleme niimoodi, et hakkasin just mõtlema, et see seis ongi täpselt niisugune, nagu ta peaks sellel rallil olema. Toyota ei taha, ülejäänud ei suuda. Hakkame võtma, Ogier sõidab, me ei saa öelda, et ta suruks gaasi põhja oma parimate päevade tasemel ja mitte sellepärast, et ta oleks liiga vanaks jäänud, tal ei ole vaja. Et tal on vaja lihtsalt püsida esimene, teine seal vaikselt. Tegelikult ta peab vaatama ka seda, et rehvi purunemise vahe, kui tal näiteks homme juhtub rehv purunema, et ta jõuaks selle ära vahetada ja ikkagi oma maailmameistri tiitli välja sõita, ta peab seda jälgima. Elfyn Evansil ei ole mitte mingisugust põhjust gaasi põhja suruda, sellepärast kui ta käib rajalt väljas, on maailmameistri tiitel tema jaoks läinud hoobilt. Järelikult ta peab olema lootma ainult ühele asjale, et Sébastien Ogier'ga midagi juhtub. Kas siis masinaga või siis mees teeb kuskil mingisugust sõiduvea, sõidab vastu betoonplokki või midagi niimoodi. Ja see tähendab seda, et ta peab olema esikolmikus. Mis tähendab seda, Ogier eest langeb ja tema on automaatselt selle peale maailmameister. Hyundai ei suuda. Nagu Andrea Adamo meeskonna boss juba ütles, et ootan pingeliselt selle hooaja lõppu, et põhimõtteliselt meil ei ole midagi püüda, me ei suuda siin asju parandada, et me anname endast parima, aga kui parim mees, eks Dani Sordo on pool minutit mitte kõige kiiremini kihutavatest Toyotadest maast, siis seal ei ole ka mitte midagi püüda, eks. M-sport on nagu M-sport, nemad loodavad ka, et saaks see hooaeg ükskord läbi ja siis tõesti see Kalle Roompere vaesekene, kellele anti siis käsk kuidagi kruiisida see ralli lõpuni, tuua siis meeskonna punktid, seda juhul siis, kui 2 esimest ehk Evans ja Ogier katkestavad, siis tiimi tšempionaadi tiitel läheb ikkagi
ikkagi Toyotale ja siis vaesekene nüüd peabki seal venima ja tegelikult ma mõtlesin, et see ralli oleks pidanud toimuma siiski Jaapanis. Sellepärast, et tõesti, seal ei ole mitte midagi püüda, mitte midagi huvita, kedagi suurt, fännid vaatavad ka, tore, autod kiirelt sõidavad, aga Jaapanis oleks olnud pidu, sellepärast, et Toyota oleks võitnud moel või teisel mõlemad meistritiitid, kõik oleks olnud väga happy'd, jaapanlased oleks näinud üle pika aja MM-rallit ja nemad oleksid olnud seal tõesti väga õnnelikud. No kui vaadata Monza ringraja katset, siis ega seal suurt melu ju ei ole. Seal ei ole esiteks melu ja seal ei ole rallit ka, sellepärast, et täna just vaatasin seda nii-öelda viimast ja siis eelviimast katset ja siis mul tuli niisugune kuri idee, et kui Rally Estonia toimuks Tallinnas, siis saaks nagu ühe päeva pühendada väga kenasti kaubanduskeskuste kiiruskatsetele. Meil on Ülemiste kaubanduskeskus, on Rocca al Mare kaubanduskeskus, Järve kaubanduskeskus, siis Kristiine kaubanduskeskus on ju, lööme parklad tühjaks, ehitame sinna niisuguse paraja kaarutusraja, siis natukene 3 korda ümber maja ka sõidavad, teevad seal kuskil mingit piruette ja saaks nagu väga kena päeva ja kindlasti oleks kaubanduskeskused huvitatud sellest. Aga see ei ole ralli, mis seal toimub ausalt. FIA bossidele ilmselt tundub see hea ideena, aga sõitjad ju väga ei tahaks mõelda. Ei kindlasti, sest see ralli on ikkagi võidusõit avatud teedel ja kõik muu, aga parkla, vabandage väga, ei ole avatud tee. No täna, kui need mägised katsed said tehtud, siis nagu ikka hoolduspausi eel on need all live intervjuud ja seal Becky Williams tuletas igale sõitjale meelde, et see oligi viimane nii-öelda tavaoludes katse WRC masinaga. Et tegelikult on ju kahju, et neid masinad enam ei näe niimoodi sõitmas. Seda on äärmiselt kahju ja aga siin ei ole midagi teha, eks, et see on see kuulus rohepööre, mis on ära võtnud tõesti need aegade parimad rallimasinad ja ma olen sellest kirjutanud ka siin mõne artikli, et seal on paratamatult, et tiimid ei oleks tulnud MM-sarja sõitma järgmistel aastatel, kui ei oleks vähemalt pealt näha olnud niisugune kas või natukene eleroheline see auto. Eks praegu võtame see, et sul on tõesti hübriidsüsteem, millega sa võid sõita 20 kilomeetrit poole päeva peale siis elektrijõul ja seda tehakse kus kohas, seal kus on publik, eks rallipark, eks ülesõidud, kõik nii, et seal näidatakse, meil on, jah, täpselt, et meil on rohelised autod, aga see on elu paratamatus, et seda nii on. Ja mul tekib ka väga huvitav küsimus, mis saab nüüd nendest tõesti praegustest WRC autodest, ma ilmselt arvan, et need sõitjad tahavad väga-väga neid endale, sest need autosid on ju jaotatud ikka paremale ja vasakule sõitjatele. Ja sealt tekib küsimus, kas Ott Tänak tahab Hyundaid endale või siis ta läheb Jari-Mati Latvale juurde ja ütleb, kuulge, olge head mehed. Andke mulle MM-auto tagasi. Just, andke mulle see auto, millega ma maailmameistriks tulin, andke see mulle ja siis paigutatakse garaaži. No rahvusvahelises meedias on ka vist juttu olnud, et võib ju näha erasõitjaid järgmistel aastal sellega rallidel, aga seal ju peab ju midagi muutma, nii et nad ei oleks nii-öelda ralli 1 autodest kiiremad. Ja nagu ma olen lugenud, jah, nende võimsust vähendatakse, see kõri tõmmatakse kokku, eks, et ja vähemaks ja see, et võetakse neil võimsust ära, et see oleks nagu üsna piinlik on ju, et kui vanad ralliautod on tõesti sekundite kaupa kiiremad kui siis kaasaegsed ralliautod ja tegelikult eks väike hirm on ka, et R5 auto on kiirem kui tulevane ralli 1 auto ja mille kohta Ott Tänak ütles, et need ei väärigi WRC nime, et sellepärast on väga hea, et nende nimi ongi see ralli 1 auto. No kui minna natuke veel tänase päeva juurde tagasi, siis on keegi ka nii-öelda üllatanud ka täna või on ikkagi kõik on teinud nii-öelda oma sõitu, et Ogier, muidugi põnev on olnud näha seda Ogier ja Evansi omavahelist heitlust, kuidas nad iga katse vahel liidri kohta vahetavad, aga üldplaanis ei muutu midagi. Ja ei muutu midagi ja tähendab, ütleme niimoodi, et lihtsalt seal on mäng käib kogu ainult selle peale, et kumb saab auhinna kappi paigutada suurema karika, eks. Aga mis on muidugi see Oliver Solbergi sõit,
noh, kuigi 1.21 ta kaotab praegu ja taaskord ma kordan, ei Ogier ega Evans ei anna endast viimast, aga tema poolt on tragisõitjad ja praeguse sõidu järgi, kui me hakkame vaatama, siis võib-olla see ei olegi väga halb mõte, et tuua ta teatud rallideks meeskonna kolmandaks sõitjaks. Et ta suudab oma koha ära kindlustada. No ta hoiab ju Katsutat ja Greensmiti selja taga praegu. Absoluutselt, jah. Mis natukene pettumust valmistab, on Teemu Suninen. Et temalt oleks tahtnud ikkagi näidata paremat aega ja noh, kas ta peaks Solbergile minutiga kaotama? No eks Sunini puhul on välja tulnud seda, et ta vahetab nii palju autosid ja pole olnud väga kohanemisaega, aga samas ta on ju kogenud sõitja juba. Ja vabandage väga. Kui sa tahad endal kohta WRC tiimis, siis sinul ei saa olla mingeid vabandusi. Eks ma kohanen autodega, mul see võib-olla tõesti ei ole selle autoga harjunud, eks järgmine aasta, kui keegi tahab teda palgata, siis sa pead esimesest etapist valmis olema. Ma tahtsingi jõuda ka järgmise küsimuse juurde, et selle ralliga vist ei ole ju päris näidanud, et peaks järgmine aasta kindlasti nii- öelda ralli 1 klassis siis olema. Jah, seda küll ja mind natukene hämmastab just, et on ära unustatud kõik Andreas Mikkelsen ja Mats Östberg just, et nemad on see ja noh, väikese pettumusena tuli ka see jutt, et Greensmit jätkab M-spordis järgmine aasta, sest noh, ta ei ole küll kindlasti praegu ei ole sõidumees, noh, tema ostab endale selle sõitja koha. Sponsorid taga, jah. Just, ja ma saaksin aru, kui ta oleks nii-öelda 4. masin, siis palun, sõida nii palju sisse mahub. Aga ma lootsin ikkagi nii palju M-spordil raha on, et ta suudaks võitlusvõimnelise tiimi kokku panna, kus oleks vähemalt 2 head sõita. Et Formeau ei ole ka praegu kindlasti valmis selleks veel. Noh, Greg Priin, esisõitja ja võt nüüd teine mees oleks pidanud ikkagi olema, kas Mikkelsen, pigem Mikkelsen. No WRC sõitjatest veel natuke lõpetades, siis ilmselt kogu selle nädalavahetuse kõige õnnetum sõitja vist Kalle Roompere ikkagi, et üsna kurbunud näha, kuidas ta 2 päeva peabki nii-öelda lihtsalt neid vaateid seal vaatama ja läbi kruiisima. Nii ja naa, tegelikult minu meelest on see noorele mehele väga hea õppetund. Ma kujutan ette, et lähiaastatel tuleb tal ette seis, kus meistritiitli kindlustamiseks ongi tal vaja ennast tagasi hoida ja kruiisida, mida oskab Sébastien Ogier suurepäraselt, eks ju. Ja selge see, et noor mees tahab kogu aeg gaasi põhjas hoida, aga nüüd on see väga hea õppetund, ta õpib lihtsalt sellest, et kuidas seal rajal kruiisida ja tõesti vaim on vajatud, Ott Tänak on ju ka kogu aeg rääkinud, eks, et tegelikult kindla peale sõitmine, kus sa lähed rütmist välja, sa ei sõida oma tavapärases rütmis, on märgatavalt keerulisem kui see, et sa surud gaasi põhja, oled tõesti täiesti fokusseeritud, lähed sinna tsooni sisse ja kihutad täiega. Ja noorel mehel on seda vaja õppida. Kus kohas siis veel kui praegu? See on väga, väga hea võimalus talle. Ja tegelikult ka nii-öelda sellist meeskonnamängi omadust, et vahel ka peab ju tiimi huvid ette seadma. Jaa, absoluutselt, jah. Ja kuigi Toyota ühest küljest, eks nad räägivad meelasema sõitjatel võidu sõita ja kõik muud, eks, aga tegelikult, eks nemad kasutavad ka neid tiimi käske, nagu just praegu on näha, sest ma ise arvasin ka natukene, et Rovanperal lubatakse ka gaasi põhja suruda, sellepärast, et kui suur on tõenäosus, et kõik need 3 Toyotat nii välja sõidavad, et ei suuda rajale tagasi tulla, aga seda enam, et Toyotal piisab 1/7 kohast. Et no absoluutselt, jah. Ma ise mängisin mõttega, et kui nüüd Rovanpera nii-öelda 2,5 päeva ilusti ära teeb ja kui eeldusel, et nii Evans kui Ogier on ka veel ees, siis äkki punktikatsel saab nii-öelda kingituseks võib suruda. No seda võib-olla küll, aga seal on teine oht on see, et kui sa oled terve nädalavahetuse mitte surunud, et siis ühtäkki on sul võimalus gaas põhja panna, et see ei pruugi väga heaga lõppeda. Tegelikult on noor mees, teenib praegu tipprallimeeste mõistes penn, aga niisugune 1,5 miljonit tuleb ikka tasku, millest siis tema manager Timo Johki poole ära võtab, aga 11 jääb tasku ja abiks ikka ja selle raha eest kruisiks ilmselt igaüks. Läheme ka natukene madalamate klasside juurde, et
ainsa eestlasena on meil võistlustules Georg Linnamäe, kes, ma kohe vaatan, kas ta on nüüd viimase katse lõpuni tulnud, aga minu arust tema on teinud 2 päeva väga sellist korralikku sõitu, et nad on ise ka rõhutanud, et peamine eesmärk on nii-öelda kogemusi saada ja auto lõpuni tuua ja ega ta ei ole suuri vigu teinud, et täna, kui Meksi siis 10. kiiruskatsel äkki sõitis kurvi pikaks ja mõned nipet-näpet veel, aga on suutnud suuremaid probleeme vältida ja hetkel on kõikide R5 arvestuses on hetkel 10. kohal, aga ta ilmselt vist langeb koha või 2 võrra. No siin on see, et ühel hetkel on see aeg lõpetada kogemuste omandamine, eks. Jällegi, kui sa tahad WRC sõitjaks saada, siis sa pead näitama tulemust. Ja isegi kui sa näed, et kuna WRC kohti on niivõrd vähe, aga sa tahad hakata sõitma järgmise aasta mõistes siis Rally 2 klassis kiiresti, siis tuleb ka neid kiiresti sõita, et ja selge, ma saan aru, et esimene aasta ja kõik see on nagu vormelitel ju ka esimesel aastal vormel 2, vormel 3, esimene aasta korjad kogemusega, kui sa tahad tegusid teha, siis järgmine aasta sa pead juba olema esikolmikus, et ega Linnamäel ei ole siin palju jäänud, järgmine aasta juba tuleb tulemust näidata. Seda küll. Mainin ka WRC 3 seisu ära, kus tegelikult ongi hetkel kõige intrigeerivam seis üldse, sest et viimasele rallile läksid prantslane Johan Rossell ja poolakas Kajetan Kajetanovic vastu võrdsete punktide pealt, ehk siis seis on lihtne, kumb jääb ettepoole, see ka WRC 3 maailmameistriks tuleb ja enne homset päeva on selline seis, et Johan Rossell on 2, Kajetanovic on 3 ja nende vahe on ainult 2,6 sekundit, et seal saab tulevärki veel näha. Seal saab tulevärki näha ja tegelikult olge mis on, aga tegelikult ka Etanovitšile hoian pöialt, et ta on niisugune lahe vend ja aastaid sõitnud ja tema jaoks on see iga tiitel omaette väärtusega, ta on ju siin Eestis sõitnud ja kõik, aga taaskord see näitab, et kui õhukeseks on viimasel ajal lihvunud see WRC sõitjate hulk, et Kajetanovic on kindlasti mees, kes oleks pidanud mingisugusel ajahetkel vähemalt saama võimaluse WRC autoga sõita. Aga kui sul neid sõitjakohti on niivõrd vähe ja on maksulised kohad ka, siis on ääretult keeruline kõik seda teha ja korraldada. No vaatame natuke ka homse päeva poole, et 3 kiiruskatset on jäänud, kõik toimuvad Monza ringrajal või selle ümbruses, kogu pikkus on ainult umbes 39 kilomeetrit, et ega vist väga palju mingid muutusi ei ole vist oodata. Ei, absoluutselt, tõesti võib-olla siin mõned võitluspaarid on ja nagu öelda, et Sébastien Ogier ülesanne on ikkagi püsida Evansist ees ja esikolmikus ja juhtugu mis tahes, eks ta saab oma 8. meistritiitli kätte, et Evansil ei ole ka taaskord midagi püüda, võib-olla tõesti, see ongi see, et kui on tema võiks nagu tõesti proovida enne punktikatset ennast Ogier'st mööda mängida, ehk siis ta saaks startida nagu viimasena. Ja siis punkt 1, eks ta vaatab, kuidas Ogier eespool läheb ja kui Ogier on kenasti finišis, siis on Evansin tõesti võimalus gaas põhja suruda, sest temal ei muutu midagi isegi siis, kui ta välja sõidab, sest Toyotal on meistritiitel käes, Ogier on meistritiitel käes, temal on teine koht käes, et siis ta saaks tegelikult oma tegelikku võimu näidata. No seal võib juhtuda ka see, et Ogier pannakse igatepidi viimaseks sõiteks, et kui ma õigesti mäletan, siis minu arust Tänak, kes 2019 Kataloonias oli 3, tuli ka ikkagi punktikatse viimasena. Ja võt siis ongi see, et Evans ei saa sel juhul gaasi põhja suruda, sest temal on igal juhul vaja see ralli lõpetada. Sest me oleme näinud ju viimasel punktikatsel, kui on juhtunud, on juhtunud kõigil, on sellel samal Evansil juhtunud, kui ta oli võitmas ju seda, ei, see oli see Korsikarallit oli, kui Ott Tänakul oli vist, kas oli siis Sardiinias, kui see roolivõim üles ütles, et seal võib kõik asju olla, et siis on tõesti, Evansi ainus ülesanne on püsida esikolmikus. Eks Evansi, ütleme, tiitli unistustele mängis ka see vastu, et
ükski konkurent ei ole suutnud neile kahele vastu saada, ehk siis tal ei ole ka seda, et keegi oleks Ogier ees peale tema. Ja absoluutselt ja noh, tähendab ühesõnaga tema oleks pidanud esimene ja võt seal oleks mäng läinud lahti siis, kui tema esimene ja siis oleks 3 Hyundaid oleks vahel ja siis võib-olla Rovanpera ka veel seal. Et aga noh, see on nagu ulme valdkonda. No Hyundai ei ole vastu saanud. No Hyundai ei ole vastu saanud ja see, ma räägin, see ongi üks põhjus, miks Ott Tänakid ei tahtnud sinna minna jällegi põhjusel, mis iganes ja tõesti, kui on perekondlikud põhjused, kui sul on maailmameistri tiitel mängus, siis ta oleks kindlasti kohale läinud, sellepärast et noh, nagu Andrea Adamogi ütles, ma kordan veel, eks, et ei ole seda autot ikkagi korralikult jooksma saanud. No ma lõpetuseks küsin veel niimoodi, et Monza ralli on nüüd 2 aastat olnud ja ka olnud ühtlasi hooaja viimane etapp, et kas see kuulub WRC kalendrisse või mitte? See on kummaline on, et mõned sõitjad, aga no võib-olla poliitilistel põhjustel on nad öelnud, et see on jumalast lahe ralli, et see võiks ikkagi jääda WRC kalendrisse. Mina isiklikult leian, et see ei peaks seal kalendris olema ja tõesti, veel kord, Jaapanis oleks sellel viimasel MM-rallil olnud märgatavalt suurem tähelepanu, märgatavalt suurem tähendus ja kogu Jaapan ja kogu Toyota ja kõik oleks olnud õnnelikud ja oleks olnud ka see sama Hyundai õnnelik, et jaapanlased saavad õnnelikud olla. Aga tõesti, Monzas palun tehke, sõitke mägedes, tehke siis see ainult punktikatse, tehke seal ringrajal. No päeva need hommikused kiiruskatsed olid tegelikult väga äge oli vaadata ja nagu ilusad vaated olid, et see suhtes oli huvitav küll. Just, aga neid peabki olema reedesest hommikust kuni pühapäeva pärast lõunani ja tõesti see viimane katse tehke siis seal ringrajal, aga mitte nii palju katseid. See on puhtalt minu isiklik arvamus, mis ei maksa ausalt öeldes mitte midagi. No selge, aga ma arvan, et sellega võtame tänase saate kokku, et aitäh, Jaan, et tulid. Aitäh kuulaja, aitäh rallisõbrad, kes kõik kuulasid ja vaatasid seda saadet. Homme on siis viimane võistluspäev, mis on ühtlasi kogu hooaja viimane rallipäev WRC-s. Nagu ikka, Delfi teeb otse blogi ja pärast on ka eetris 6. käigu saade. Kõike head ja nägemist. Nägemist. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.